Harilik pihlanelas on pikkade paaritusulgjate lehtede ja väikeste valgete õitega põõsas. Tema loomulik kasvuala ulatub Siberist Jaapani saarteni, aga nii nagu mitmeid teisi võõrliike kasvatatakse ka pihlanelast Eesti aedades ilupõõsana. Siin oja kaldal näeme kasvamas pihlanelast, kes on Eestis võõrlik, küll mitte keelatud, kuid siiski invasiivne. Kuna ta on sealt Kesk- ja Ida-Aasiast pärit, on hästi külmakindel, tema ei karda meie talvesid, see on üks tema edusaladus ja ta paljuneb ülihästi võsudega. Tema ei paljune seemnetega ja kui ta õitseb, on tal sellised hästi pisikesed õied, mis moodustavad sellise pika ja püramiidi õisiku. Ta ei ole valiv mulla suhtes, mis ongi põhjus, nagu me siin näeme, et ta läheb hästi tihedaks, hästi suureks, laiali, keegi teda siin ei kontrolli ja nende suurte tihnikute alla, kui vaadata, kui sinna ligi pääseb, tegelikult väga midagi muud ei kasvagi. Kuni pihlanela kasv aias on kontrolli all, ta loodust ei ohusta. Seevastu loodusesse sattudes levib pihlanelas jõudsalt, hõivates meie kodumaiste liikide kasvukohad. Projekti käigus me katsetame erinevaid tõrjemeetodeid, näiteks niitmist, kuumauru ja kettpurustit, et teada saada, mis on kõige kuluefektiivsem ja kõige lihtsam variant nendest liikidest lahti saada. Trimmeriga niitmisele eelnes sama aasta kevadel tööala korrastamine. Tööalalt eemaldati võsalõikuriga puitunud taimevarred kuni 10 cm kõrguselt. Vegetatsiooniperioodi jooksul niideti lumimarja ja pihlanelast trimmeriga 3 korda. Kettpurustiga niitmisele eelnes sama aasta kevadel tööala korrastamine. Selleks eemaldati kuivanud ja pikali kukkunud puud ning suuremad oksad. Taimede puitunud varred purustati kettpurustiga, nii et tekiksid kuni 10 cm kõrgused pintslilaadsed tüükad. Kuuma auruga töötlemiseks kasutatakse spetsiaalset aurumasinat. Aurumasinast tulev kuum vesi on 98–102 kraadi. Vegetatsiooniperioodil töödeldakse taimi kuuma auruga 3–4 korda. Iga aiapidaja ja taimehuvilise kohusetundlik käitumine aitab samuti probleemi ennetada. Aiajäätmeid ei tohi mitte kunagi viia metsa, teeserva või võsa vahele. Taimejäägid tuleb alati kompostida või oma aias ära põletada. Koduaias võiks alati eelistuda kodumaiseid liike ning hoiduda invasiivsete võõrliikide toomisest aeda.